võrreldes näiteks LSD-d ja seeni, siis LSD on minu jaoks nagu analüütilisem, LSD on selline trip, mille jooksul sa saad rohkem nagu ise otsustada, et mis sa nüüd teed ja kuidas see trip hakkab kulgema, aga seente puhul on rohkem nagu mingisugune seente vaim kohal, mis annab sulle sellise tripi, nagu tema meelest sul vaja on. Ehk siis sa võid mõelda, et ma teen seeni ja meil hakkab mingi tore häng olema, aga tegelikult tuleb hoopis mingisugune keerulisem häng. Et, aga samas nagu seened jällegi lõpevad niimoodi hästi harmooniliselt, nagu et sa tunned ennast oma kehas mõnusasti, nagu oleks saunast tulnud või midagi taolist, aga LSD võib olla lõppfaasis mõnikord natuke nurgeline, selline shaky või selline juurteta tunne võib olla mõnikord, et selles mõttes on seened jällegi nagu lõppkokkuvõttes võib olla turvalisem valik. Ja siis ma teed ka ayahuascat paar korda, see on nagu hoopis teine teema. Kuigi nad kõik mõjutavad nagu ühte sama serotoniini retseptorit ajus, aga muidugi neil on ka mingeid muid aineid, mitte ainult see üks asi. Näiteks ayahuasca tundub olevat nagu mingisugune segu seentest, MDMA-st ja DMT-st muidugi, mida seal ayahuascas ka üsna palju on. Ja DMT-d ma olen ka paar korda teinud. DMT on siis selline hästi lühike, hästi kiire trip, mis viib su üsnagi teise maailma. Sa käid seal ära mingi 5 minutit, tuled tagasi ja mõtled, et mis see nüüd oli, et see ei ole niimoodi, et see maailm, mis meil siin on, muutub nagu teistsuguseks, vaid DMT pigem viib mingisugusesse teise kohta. DMT on siis see kemikaal, mis ajus vallandub hapnikupuudusel. Kui sa surema hakkad. Ja kui sa surema hakkad ja ka muidu, kui sa hakkad lämbuma, mis paneb mind mõtlema, et huvitav, miks, et miks peaks inimesel olema mingi loomulik võime näha selliseid nägemusi. Ma olen mõelnud, et see on sellepärast, et lihtsalt see on niisugune looduslik libesti sind ühest olukorrast teise viia, et see ei oleks nagu liiga hirmus sulle, ära suremine näiteks. Nojah, aga mina üldiselt usun seda, et peale surma nagu ei ole mingit teist maailma, kus nagu mingisugune personifitseeritud mina saab nagu ringi rännata. Ma arvan, et mina usun seda, et peale surma sa ei saa midagi kaasa võtta siit elust, vaid pigem igasugune mina nagu lahustub täielikult kõiksusesse. Ja selles nagu kontekstis tundub nagu ebaloogiline, et miks mul peaks olema selline isiklik kogemus mingisugusest, mingi isiklik nägemus. See mõjub justkui nagu mingi kingitus või midagi sellist, et mingi väike viimane kingitus. Ma ei tea, see on mul ainult küsimus, mul ei olegi vastuseid siin, aga see on mõtlema panev asi. Ja samuti ka nende LSD ja seente nagu nägemuste puhul, mis enamasti on nagu seotud selle maailmaga, mida me vaatleme, tekib küsimus, et kust see ilu nagu tuleb, mida me näeme, et see ilu on mõnikord nagu nii detailne ja nii ilus ilu, et seda ei saa mingisuguseks enda loominguks pidada. See on pigem on tunne, et sa näed seal nagu midagi endast suuremat. Muidugi sa tead, mis psühhedeelikumide see etümoloogia on. Et psühhedeelne tähendab siis, psühhe on nagu see meel ja teelne on siis nähtavaks tegev. Ehk siis psühhedeelikum on see, mis paneb sind nägema enda meelest toimuvat ja minu arust see on nagu üsna täpne ja ilus nagu definitsioon. Et kui sa vaatad neid mustreid, siis sul on tunne, et sa vaatad just kui enda meelest toimuvat. Seda ma ei teadnud, jah, aga ma olen alati mõelnud, ma olen alati nagu jõudnud sellele järeldusele või mõelnud seda, et kui sa midagi sellist sööd või tarbid, siis just kui see kõik, mida sa tripid, kuigi sulle tripi ajal võib-olla tundub, et see tuleb just kui väljast poolt, aga sa ei saa nagu mitte midagi muud tripida kui põhimõtteliselt iseennast, ehk siis seda sama enda meelt.
et tihti näiteks LSD-ga mulle on tundunud, kui on olnud mingisugune pikk trip ja see nurgeline lõpp on ja sellest ma saan ka aru, mul on tihti olnud see, et ma olen nagu väsinud trippimisest, et ma, no see kestab nii pikalt, on ju, ja tihti mul on tundunud, et mulle näidatakse nagu mingit show'd, et ma vaatan mingit show'd ja siis, kui sa oled 10 tundi seda show'd vaadanud, siis sul, noh, pange see film kinni, ma ei viitsi enam, lihtsalt ei jõua, on ju. Aga noh, on ka olnud teistsuguseid kogemusi, kus on see, kus ma olengi nii-öelda täiesti ära lahustunud enda meelest, et ei, enam väga nagu aru ei saa, et kes ma olen või kus ma olen või midagi sellist. Ja siis on mulle näiteks tundunud, et ma olen ära surnud enda arust nagu käinud teispoolsuses ära. Kas sul on olnud ka mingisuguseid meeldejäävaid trippe, mis on nii-öelda olnud siuke paar võib-olla mingit üks ja ainus mingi siuke kogemus, mis on olnud nagu nii raputav, et neid on olnud mitmeid tegelikult. Mõtlen, millist valida, mida kirjeldada. Üks eriti kuidagi meeldejääv trip oli see, kui koos sõbraga olime looduses ühel saarel ja siis võtsime LSD-d ja seeni nagu korraga ja siis me pidime külla minema seal ühele inimesele ja hakkasime minema üle mingi põllu ja tasapisi see trip aina nagu tuli peale ja lähenes ja kõik muutus aina mänglevamaks, kõik need pilved ja see põld ja siis meid tõmbas nagu mere äärde hoopiski, siis läksimegi mere äärde. Ja nagu tripi alguses ikka, siis mul olid peas mitmesugused mõtted, et kas ma nüüd selle asja tegin õigesti, kas ma peaksin nagu seda asja muutma, kas ma peaksin sellele inimesele midagi ütlema, kuidas ma saaksin nagu asja parandada, kas ma olen oma elus mingi kõik asjad ikka õigesti teinud, mingid sellised mõtted olid, mille peale ma nagu aina mõtlesin. Ja siis mu sõber ütles, et kuule, et mis sa mõtled, et proovi nagu mitte mõelda. Ja siis mõtlesin, et okei, ma proovin. Ja siis ma lihtsalt otsustasin, et ma ei mõtle enam ja ei mõelnudki. Aga kui ma selle mõtlemise lõpetasin, siis mul hakkasid tulema justkui nagu mingid, kuidas seda nimetada, mingid teadmised või need ei olnud nagu mõtted, vaid need olid mingid teadmised just nimelt. Ma ei tea, see kõlab väga, väga esoteeriliselt. Ma tegelikult just ennem rääkisin sulle ennem seda podcasti algust, et ma ei ole üldse esoteerika inimene, aga see jutt nüüd kõlab väga esoteeriliselt. Ühesõnaga ma tundsin neid teadmiseid oma peas ja siis ma lihtsalt kõndisin mööda mereranda ja ma tundsin, kuidas ma nagu olen osa loodusest ja universumist ja kuidas nagu ei ole mingit piiri minu ja universumi vahel ja või okei, kui seal väikene piir on, siis seda saab nagu natuke ületada. Näiteks ma lihtsalt kükitasin ja panin sõrme otsad merevette ja tundsin, et ma niimoodi nagu suhtlen merega ja siis läksin veel edasi koos sõbraga ja järsku vaatame, et eemalt silmapiiri poolt tuleb saare poole selline tume pilv ja seal all nagu välgub natukene ja see pilv tuli aina lähemale ja ta tuligi täitsa nagu peale sellele saarele lõpuks ja otse üle meie läks nagu äikesetorm, nii et kõik need välgud ja paugud käisid nagu otse igal pool meie kõrval nagu, ja see oli nii võimas kogemus lihtsalt, sest selle LSD ja sente mõjuvad veel kõik ju nagu kõik on justkui ruuporis. Ja kõik moduleerib ja kajab ja on värviline. Välgud ei ole lihtsalt valged, vaid see on nagu selline, võib-olla korraks on mingi valge overwhelming kärgatus ja siis on mingisugused värvilised järelkajad sellel. Ja see kõik toimus meil nagu igal pool ümber ringi ja see tundus, et see on kõige vägevam ja ilusam asi üldse. Ja enda nagu see meel oli ka hästi süngis sellega, mis ümber toimus. Et näiteks oli välk, siis ütled, vau, kui lahe. Ja siis selle peale tuleb kohe nagu uus välk, mis tundus ju olevat justkui vastus sellele, mis ma ütlesin. Et selline hästi süngis loodusega, universumiga süngis kogemus oli. Äikese tormi sellest ja see võib päris äge olla. Ja. Kusjuures esoteerika etümoloogia on see, et esoteerika tähendab salajasi teadmisi. Jah, seda ma tean. Kui need teadmised sulle tulid, siis? Nojah, aga see ongi see, et
okei, see on teine teema, sel hetkel mul olid tõesti salajased teadmised, need on nii salajased, et ma isegi ei tea täpselt, mis need on. Esu.